Niimoodi, tere. Niimoodi, olen Maila müstilisest maailmast. Just naersin seda, et hakkasin videot tegema ja just enne seda olin numbrite keele Merikesega suhelnud ja istun maha ja hakkan teile videot tegema ja esimene asi ütlen, tere, olen Maila numbrite keeles. Ja siis mõtlesin, et issand jumal, hakkab pihta. Ja siis ma panin selle selle video kinni, kustutasin maha ja siis ma hakkasin tegema uut videot, aga lihtsalt kuna mul tuleb see naer peale praegu, siis ma mõtlesin, et ma jagan teiega seda naljakat seiklust, et teinekord võib nii juhtuda. Nii, nüüd hakkame siis vaatama. Appa, juba jooksis välja. Okei. Niimoodi, et mida toob aasta 2026 novembrikuus sündinutele. Et olete juba pikalt oodanud. Mõtlesin, et jõuan enne Viljandisse minekut ära teha selle videokese. Ja siis ma katsun teha homme mingi aeg siis detsembrikuu ka ära. Siis on aastale ring peale tehtud. Nii, mida toob aasta 2026 novembrikuus sündinutele. Niimoodi. Nõnda vaatame siis järgi. Nii. Nõnda, hakkame siis esimest reast pihta. Eile tegin teistmoodi, panin kõik välja, aga hakkame siis täna niipidi pihta. Nõnda. Teil näitab sellel aasta alguse hästi palju uusi selliseid algusi. Olete mõelnud endale jaoks, no ühesõnaga teile kuidagi see kaardi pealkiri või nimi on Koidik. Ja märksõna on uued algused on alati võimalikud. Ja kui ma seda kaarti vaatan, siin seda informatsiooni võtan selle kaardi kohta, siis näitab ka niimoodi, et kui te olete siiamaani teinud ühte, teist või kolmandat igasuguseid asju ja olete tundnud, et see ei ole ikka päris õige, see ei ole ikka päris see, mida ma tahan teha, siis nüüd näitab seda, et te kuidagi taipate ära, ohoo, nii, nüüd ma tahan seda asja teha. Ja te hakkate selles suunas ilusasti liikuma. Siis see on siis nii-öelda see esimene rida on meil siis sellises vaimsemas plaanis. Ja aasta alguses kuni siis märtsi lõpuni enam-vähem on niimoodi, et te põimite ennast kokku tervikuks tagasi. Ja noh, kõik, kas siis hingeosade tagasitoomine oma erinevate kus te olete oma energiat jaganud, kus te olete jätnud need energiad. Ja kui te olete tundnud, et olete eelnevatest siis kogemustest, mis iganes kohtadest olete haiget saanud ja olete tundnud, et ei ole enam, noh, te ei ole just nagu tervik, eks ju. Siis te hakkate rohkem endasse vaatama, endaga tegelema ja saate selle oma enda mina tagasi. Et teid hakkab vähem huvitama see ka, mis teised arvavad. Aga just jah, see, et te saate jälle, katkised inimesed saavad jälle ennast terviklikuks, kes on ikka, igaüks on ju omalt moodi, on ju elus kogenud igasuguseid raskusi. Ja siis meil ju jäävad need hingeosakesed sinna laiali ja siis me tunneme, et just nagu oleks mingi pusletükk puudu, siis piltlikult öeldes need pusletükid nüüd asetsevad teil kõik õigetesse kohtadesse tagasi. Ja siin näitab veel ka sellist asja, et teil on vaja vahepeal oma vaba aega, iseenda ruumi nii-öelda. Et teil on vaja mõelda läbi, mis on teie hingele kõige lähedasem, parem, et ei kaoks ära selles sigri-sagri maailmas ja siis noh ikka kõikide tahtmised ja siis on noh ikka töö, pere, kõik asjad on ja te olete ära väsinud sellest, et te olete kogu aeg nagu orav rattas, siis te vajate rohkem seda omaette olemise aega.
ja võtke täielikult see aeg, et ärge mõelge selle peale, et äkki nüüd partner mõtleb nii või noh, ühesõnaga, et äkki ma pole siis piisavalt hea, kui ma nüüd neid ja neid asju kohe ei täida või ei tee, mis siis minult oodatakse ja tahetakse. Et võtategi endale puhkuseaega. Sellepärast, et teil on vaja oma enda hingekest ka hoida ja toita, mitte ainult anda välja. Nii et siis siin kuskil aasta keskel suve poole, ütleks siis, et suve poole ongi see aeg, kus te võtate enda jaoks rohkem aega ja kompenseeritegi siis seda, mis teie hing on tahtnud ja mida te pole varem saanud endale lubada või teha või pole kogu aeg on hästi tegus olnud ja seda enam, et siin näitab, et midagi uut võite täiesti alustada, siis te ju ikka teete selle nimel tööd, kogu aeg panustate ja siis teil on väga vaja seda omaette olemise aega, et sellest te tunnete puudust kõige rohkem suvel. Nii, et võtke siis seda aega endale. Siis aasta lõpupoole, sügise poole kuni aasta lõpuni on siis selline asi, et teie hakkate oma valu, mis teil on olnud, armastuseks muutma. Ja loomingulistele inimestele, no kuna mul on enda poeg ka novembris sündinud, üks poegast, et siis loomingulised inimesed, no kes näiteks muusikaga tegelevad, siis nemad saavad panna siis kõik see valu, mis neil on varem olnud, saavad panna kõik enda loomingusse ja muundada see valu siis armastuse kaudu selleks jõuks või poweriks. Sa lood millegi, sa lood selle valu pealt, aga sa lood midagi hästi ilusat armastusega seotud. Niimoodi. Ja kes ei ole muusika või muude loominguliste protsessidega, on ju ka niimoodi, et sa lood selle pealt. Et see on jah selline aeg, ju siis on see ka juba pimedam on ju jälle ja siis te mõtletegi niimoodi, et teil tekib selline tahtmine ennast rohkem väljendada. Pange loomingusse oma need tunded ja mõtted. Et sellel on nii kuidagi tervendav vägi. Et te suudate siis sügise poole, kuna november, detsember, see jääb natukene isegi seal teie sünnipäeva aega. Et hästi selline maagiline aeg teie jaoks. Ja see suutmine siis kõik need kogemused, suutmine see panna siis inimkonna heaks, isegi ei kasutaks sõna teiste teenimisse, vaid just nimelt, et inimkonna heaks, et see aitab kedagi omamoodi. Jälle tõusta välja sellistest haiget saamistest või aukudest, mis on olnud. Niimoodi. Ja siis on niimoodi, et teie siis selle aastaga töötate siis mingi uue asja kallal ja aasta lõpuks te siis siin on kaardi pealkiri ühesõnaga on märksõna, et sa seisad muutuste lävel. Et selle kaardiga ma ütleks seda, et aasta lõpuks te olete siis loonud mingi asjale, pannud sellise põhja alla ja nüüd on niimoodi, et see hakkate juba järgmisest siis, praegust on 2026, millele me kaarte vaatasime, siis 2027 on juba teil mingi väga suure ja uue muutuse lävel seisate. Et te olete enda jaoks kõik paika pannud, kõik töökesed ära teinud, mis te olete siis oma unistuste suunas hakanud liikuma, siis nüüd te lähete täie rauaga. Nii et kui aasta algus näitabki niimoodi, et uued algused ja hakkate sättima, teil tekib see vau-efekt, et jess, nüüd ma tean, mida ma tahan, on ju. Ja siis hakkate selle nimel siin liikuma järjest. Ja teate, ma ütleks isegi niimoodi, et see on kuidagi selline kire ja jõuga liikumine, nii et see ei ole selline punnitamine, vaid see ongi niimoodi, et jess, on ju, natuke vaja üksinda olla, siis on vaja mõtetesse selgust, natukene niina ja siis jälle lähete sellise kuidagi power, selline energia on teil tohutult äge energia, mis teid edasi viib.
ja te justkui tunnete, et jaa, ma ikka tahan, see isegi võiks öelda niimoodi, et süües kasvab isu, on ju. Siis on isegi niimoodi, et jõuate mingid saavutused saate ära, siis mõtlete, oh, ma tahaks veel, on ju. Oh, mul on see idee veel, mul on teine idee veel ja te muudkui aga liigute niimoodi. Ja siis on niimoodi, et aasta lõpuks on neid suuri muutusi on palju, aga teil on ees veel suuremad muutused ja veel suurema sellise edu ja valguse poole liikudes. Nii et see on nüüd sellises vaimsemas plaanis. Võtame järgmised kaardid. Nii. Nii, mida toob aasta? Okidoki. Nüüd siis pere ja suguvõsa plaanis on teil siin. Näetame veel natukene. Nii, mis alumine kaart näitab? Alumine kaart näitab sellist asja, et te justkui saate mingitest vanadest suguvõsa ahelatest lahti või olete juba saanud lahti. Võib-olla mõni üksik asi on veel, mille kallal on vaja töötada, aga selline suurem taak on kaelast ära ja liigute iseenda elu, enda vabaduse, enda siis hinge tee ja hinge valikute suhtes või nende poole edasi. Nii, siis siin aasta alguses näitab suhete koha pealt, näitab niimoodi, et suhted võivad olla pingelised, natukene sellised rasked, hästi palju raskusi, aga kes otsustavad koos läbi minna sellest, siis nendel on siin juba kevade poole kuidagi väga hea olla. Aga jah, kui on november meil, novembrisse jääb meil skorpionikene jääb novembrisse, pool skorpionit jäi eelmisesse kuusse. Niimoodi siis novembrikuu skorpionikesed. Ja ka need hamburikesed ju. Nii, et jah, kuidagi selline võib-olla armastuse teel hästi selliseid palju väliseid takistusi, just selline, see, mis toimub väljaspool, et suhe seestpoolt iseenesest näitab, et on selline kokkuhoidev ja te tahate koos olla ja koos edasi minna ja te liigute ka koos edasi. Aga just nimelt, et hoidke seda armastuse tunnet enda sees, et mis sest, et väljaspool toimuga, mis iganes siin näitab sellist parasjagu kaost on ju väljaspool, mis teie elus on, aga et seda suhet, et koos edasi minna ja läbi sellest raskest perioodist, see on ainult siis jaanuarikuu, võib-olla natuke veebruari ka, aga pigem mõtleks, et jaanuarikuu peale. Nii, aga õnneks saab see jaanuarikuu juba läbi, nii et te saate tagantjärgi siis vaadata, mis teile siin on siis läinud. Nõndamoodi, siis on jah niimoodi, et tohutu töö, aga mida teised ei näe. Teised näevad seda, et teil elu nii kerge, et teil ei pea küll millegi pärast muretseda, teil vist kõik asjad tulevad küll ilusasti, niisama kuidagi lipsti jooksevad kätte. Siis tegelikult selle näilise pealispinna all on hästi tugev töö, hästi tugev. Nii et siin veebruarikuus saate tugevasti tööd teha. Jah, et just nagu teie, isegi ütleks sellist asja, et just nagu teie tööd ja tegemisi ei märgata, kuigi tegelikult te pingutate hästi palju. Niimoodi. Siis siin juba edasi kevade poole ja suvesse näitab, et on hästi selline kerge, juba on mingid unistused, mis te olete loonud, teil tulevad esivanemate hingekesed appi, on ju, universum tuleb teile appi ja liigute kuidagi kergusega edasi oma siis elu ja oma unistuste suunas. Ja ütleks niimoodi, et tõesti jah, selline mai, juuni, juuli, isegi ka augustikuusse natukene
on siis selline aeg, kus võite ennast tunda maru hästi. Niimoodi te olete hoitud ja kaitstud, kuigi te justkui noh, eelnevalt vaadata ka siin, et tahate seda omaette olemise aega vahepeal ja siis tahaks muudkui, aga tahaks ikka tegutseda, tahaks teha seda, tahaks hingele oma hinge jaoks just neid asju, mida te hingest tahate, onju, tahaks aga muudkui teha ja saate ka teha ilusasti. Aga lihtsalt, et võtke siis, teil on seda energiat nii palju ja te olete hoitud kuidagi nii-öelda hästi heas positiivses vaibis, positiivses tuules. Et olete hoitud ja kaitstud, ei pea mitte millegi pärast muretsema, et kuidas nüüd on või kuidas nüüd saab, olete ilusasti hoitud. Niimoodi sügise poole siis teil tuleb siin, tuleb jah natukene rohkem hakata keskenduma, siis ennast ühesõnaga keskenduma peate ka oma, ikka ütleks, et meesliinile, ükskõik, kas te olete mees või te olete naine, et oma meesliinile peate rohkem kuidagi pühenduma ja tähelepanu pöörama. Te ei tohi unustada siis hingest neid, kes on teie seda olevikku siis kujundanud. Isegi kui seal on olnud selliseid raskeid hetki, raskeid suhtlemises, kellel siis on, keda ei ole siis vanemad toetanud või üks vanematest või on kuskilt poolt niimoodi selliseid, ikka ju hingehaiget saamisi jäänud, siis näitab seda, et nüüd te peate olema ise tugevad ja siis proovime andestada ja tervendada siis seda meesliini suhet ja ütleks just kõige rohkem, meestele ütleks muidugi ka, onju, et kui on meesliini asjad, suhted korras on ja siis pereelu ka on korras, et lihtsalt tuleb andestada. Et kui ei suuda andestada nii-öelda mõistusega niimoodi, et ma ei suuda andeks anda, oi näe seda, mis ta tegi mulle niimoodi, siis see on kõik selline egopõhine, aga kui te suudate nagu hingelt hingele andeks anda, mõtletegi, et just nagu hinge teel räägite, kujutate ette, et oletame, toon siin praegust ühe isikliku näite, siis jaa, ma toongi päris isikliku näite. Ma tahtsin algul tuua oma pojakese näidet, aga siis, kuna mul on mõlemad pojakesed on tegelikult sellise teemaga kokku puutunud ja mina ise ka, et ma olen ju ilma isata kasvanud ja ema ja isa läksid lahku, kui ma 2,5 olin ja siis ma olen kogu elu olen ma seda isa energiat otsinud ju, sellest isa energiast, turvatundest on täielikult puudu olnud, sest mind kasvatas, vaata sõna kasutas, selleni jõuame ka, et mind kasvatas minu ema, kes oli tegelikult invaliid ja ülejäänud pool elu oli ta ratastoolis, et ma hoolitsesin tema eest ja siis aga temal oli selline komme, et ta oli minuga hästi karm, eks ma sain karistada väga tihti, peksa sain. Ja siis ma olen küll mõelnud, et kuidas, mismoodi, et miks ta minuga niimoodi on käitunud, miks niimoodi on ja miks ta ei ole isat lubanud minu juurde. Aga siis ma sain teada, et ta läbi minu maksis isale kätte selle eest, et isa ei jäänud temaga kokku. Nii. Ja seda enam, et mul on veel selline asi, mida ma võib-olla ei räägi siin praegust, sellest tuleb kunagi eraldi teema, et kellel on olnud sarnaseid kogemusi, et kuidas te saate andeks anda, kuidas te saate siis andestada oma nendele vanematele ja vanavanematele, mis teil on siis hästi hinge läinud. Ja siis tehke seda selle minu juhatuse järgi, mis mul ühes selles videos on, et andeks alumise ja andeks palumise teraapia, et tehke niimoodi hingelt hingele, mõtletegi niimoodi, et te räägite mõttes või olete üksi kodus, jumala eest rääkige kas või kõva häälega, seda parem on, seda suurem see toime on, kui sa niimoodi endast välja räägid, nii et see sõna, mis välja tuleb, mõttel on ka jõud, muidugi, alati on mõttel tugev jõud, aga see sõnavägi, mis välja tuleb sinust, see aitab rutem lahendada.
ja siis samas mõtled niimoodi, kujutad ette, et sa räägidki selle isa hingega, mitte selle isaga, onju. Ja ükskõik isa, vanaema, vanaisa, kes iganes, aga kuna siin oli jutt, et teil tuleb selle meesliiniga siin natukene veel neid hingehaavasid tervendada, siis te räägite hingelt hingele. Räägite kõik selle välja või tahate siis kirjutage välja, onju, pärast põletate ära. Näiteks kiri isale, kiri, nojah, kuna meesliin on siis ikka isale või kiri vanaisale või kuidas, et kirjutate siis välja, et kuidas te ennast tundsite, kui ta ära läks või kuidas ta on käitunud, kirjutage endast välja ja see toob erinevad emotsioonid üles, see toob vihad, see toob nuttu, see toob kõike ülesse, aga kirjutage see endast välja ja proovige siis niimoodi, et kas või kordate läbi selle video järgi selle andeks andmise või andeks palumise teraapia, et lihtsalt täiesti tuimalt kordate need laused läbi, et palun andeks kõikidelt hingedelt, nii elavatelt kui surnutelt. Vaat siis te ei pea eraldi mõtlema, et see nüüd ma tahan oma isale andeks anda või et ei tea, kuidas ma suudan. Te kordate selle läbi ja te saate tohutu kergenduse, teil hakkab pärast seda hästi palju kergem. No kohe päris palju kergem, et siin näitab, et te tervendate täielikult ära oma isaliini, mis on teil kusagil mõttes võib-olla ei tundugi niimoodi, igapäevaselt ei mõtle selle üle, aga see on näha, et see varjutab teie enda energiat ja te peate lihtsalt selle andestuse tegema ja selle isaliini ära tervendama, alati saama. See muidugi, kellel on võimalik siis jah, et võtke oma isadega ühendust, et suhelge, aga kui tõesti tunnete, et seda ei taha, siis ei pea tegema. Ja piisab sellest, et te oma mõtteski lasete kõik selle lahti, selle valu, mis teid on. Sellepärast, et naistele ütleks niimoodi, et kui isaliin on tervendamata, siis naistele ei teki terveid partnerlussuhteid kõrvale. Kõik suhted, kes tekivad, kõik lagunevad laiali. Sellepärast, et kas te tõmbate siis endale selliseid suhteid ligi, kes ongi teil nagu isa ja tütre vahelised suhted, et no isa on ju vanem, isa kipub õpetama, isa kipub ütlema nii, seda teeme ja te oletegi väike laps, teil ei ole mingisugust oma arvamust, eks ju. Ja siis seda on vaja ära tervendada, et te saaksite endale ilusad, õiged partnerlussuhted loodud. Partnerlussuhte, noh, suhted, samas ju tüdrukute suhted vendadega ka, kui isaliin on katki, siis on ju võib-olla see vendadega suhtlemine ka ei ole eriti kerge. Nii, et teie tervendate siis oma isaliini, ükskõik kas te olete mehed või naised. Nüüd sai nii pikk jutt selle ühe kaardi kohta. Nii, mis siis siin veel on? Et aasta lõpp tuleb jah natukene pingeline, isegi ütleks niimoodi, aga huvitav, sellepärast, et kui kusagilt tulevad mingisugused kriitikanooled, siis teil ei lähe need enam pihta, sellepärast, et te olete õppinud ennast kaitsma. Kas siis ükskõik, kas see on siis sellise visuaalselt nähtamatu kilbi loomine või läbi oma elukogemuste, igal juhul jah, teil tuleb justkui natukene kaitsta küll ennast ja oma siis järglasi, aga te saate sellega suurepäraselt hakkama, teil on need oskused kõik olemas. Ja teil on need oskused, teil on need võimalused, teil on need teadmised ja ükski kriitikanool ei saa teile pihta, sellepärast, et te oskate need hoida endast eemal. Niimoodi. Siis aasta lõpus, nii nagu eelmine kaart siin üleval reas ütles, et olete mingite suurte muutuste lävel, siis see näitab teile, siin kaart näitab samamoodi, et kaitseingel on teiega, teid hoidaks, kaitstakse, et kui nüüd aasta lõpuks on teil siin mingid teatud valikud, siis te võib-olla tahate veel proovida midagi vana parandada, kuigi te näete, et noh, mitu korda on see juba ebaõnnestunud ja mõtlete, et võtan ühe võimaluse veel.
et ma annan ühe võimaluse veel, kas siis endale, partnerile, on ju, et ühesõnaga te mõtlete, et ma annan teile veel, kuigi teile juba tundub, et täiesti see ei vii mitte kuhugi, siis tahate ikka seda võimalust veel anda. Ja muidugi ka universum ja kaitseinglid toetavad teid selles suhtes, aga ütlen teile niimoodi, et kaalutlege läbi oma tunde järgi, mitte selle järgi, mida teine tahab või mida teine ütleb või mida teised ütlevad või mida ütlevad siis sinu vanemad, vanavanemad, pereliikmed. Näha on, et teil on hoopis ilusam, valgustatum tee, aga te ikka veel proovite nii-öelda läbi seina. Uks on kõrval lahti piltlikult öeldes ja teie põrutate ikka läbi seina pea ees, et no peab saama, on ju. Ega see sein nüüd päris kivist ka ei ole, eks. Et aga jälgige märke, liikuge selles suunas, kus on kergus, kus teil hing on rahul, mitte seal, kus on pinged, sest siin näitab, et tõmbab pinget üles ja te oskate ennast kaitsta ja kõike puha. Aga et neid pinget, et ei pea helpima seal selles, nendes, kuidas ma siis ütlen, et ei pea sumpama läbi soo, kui te saate kõrvalt laudteed pidi minna ilusasti. Et mul ei tulnud praegust paremat näidet pähe. Nii, okidoki, see rida on niimoodi. Nüüd paneme järgmise rea. Niimoodi. Novembrikuus sündinutele. Teate, kui huvitav, eile ma lugesin, keegi täiesti uus, ma jagasin Facebookis ka, aga ma ei olnud varem seda nime näinud ega kuulnud. Ja ka oli numbrite kohta, muidu on niimoodi, et mul on numeroloogid, keda ma siis jälgin, on teile kõigile tuntud Kai Tamm, siis on Merike Minhoff numbrite keelest ja Timo Reinpal. Aga eile lugesin kellegi täiesti uue numbri mingisugust arvutust seal ja tal oli nii huvitavalt kirjutatud, et need inimesed, paarid, kes on siis sündinud mingid teatud kuupäevadel, on need, kes ei saa üksteised, kes on nagu seotud mingite vanade lepingute ja eelnevate elude lepingute ja siis jah, ikka mingi hingelepingute kaudu ja kes ei saa mitte kunagi üksteisest lahti. Kas ükskõik, kas siis see hingeside jääb niimoodi, et isegi kui nad on, üldse ei ole koos, on täiesti erinevad, mõlemal on erinevad elud, et on läinud nagu on, eks ju, aga et kunagi on kohtunud ja see tohutu suur hingeside ja armastuse, see tunnetõmme on tekkinud, aga ei ole sellest suhtest näiteks midagi välja tulnud. Ja näitab, et need, kes on hingeliselt siis seotud ja koos, kes ei saagi üksteisest nii-öelda lahti, siis seal olid nii huvitavalt toodud ära numbrid. Ma ei hakanud muidugi seal, ma jagasin seda, ma ei hakanud seal seda suuremalt lahkama, aga praegust mul tuli see lihtsalt meelde, kuna panin novembrikuus sündinutele, siis seal oli jah minu numbriga oli üks number, üks nendest, seal oligi, mis jäi silma, et kes on siis hingeliselt seotud. Ja siis ma vaatasin ja lugesin seda, mõtlesin, kas ma palju asju taipasin muidugi. Ja ma praegust mõtlesin ka, et vaadake, guugeldage, vaadake numbrid. Vaatan, kellel tekib huvi, see kirjutab mulle sinna Messengeri või vaatab minu Facebooki lehe pealt, ma olen alles jaganud. Et ma võin pärast panna siia alla, kui keegi küsib, mulle meelde tuletab selle samuse video alla, et kust lehelt ma selle leidsin. Aga päris huvitav, jah, sellist asja ei olnud kunagi varem, ma ei olnud lugenud ega näinud. Nii et päris huvitav vaadata ja lugeda. Nii, hüppas välja teie areng. Niimoodi.
vot ja siis ongi huvitav mõtelda, et vaata, mõtled, et lõpetad neid suhteid või noh, neid lepinguid, mis on eelmistes eludes. Kui mõtled, et miks mingi inimene tohutu tõmme tekib ja sa ei saa aru, miks see tõmme tekib, on ju. Ja, ja või näiteks osade inimeste näidete puhul tuua suhete puhul, et nad on koos, ei saa üldse hakkama, nad on nagu kass ja koer kogu aeg. Noh, oleneb kassist koerast, minu kass koer muidugi väga üksteist hoiduvad, aga noh, näitlikult öelda, et kogu aeg on mingi pinge, kogu aeg on mingi armukadedus, mingi tseen, mingisugune kamma ja on ju, aga samas, et üksteisega ei saa, ilma üksteiseta ka ei saa, on ju. Et siis sealt kindlasti võib leida sealt need numbrid. Ja siis tuleb tegeleda nende asjadega, tuleb neid lepinguid lõpetada. Et lepingu lõpetamisteks ma ei ole veel teinud seda lepingute lõpetamise meditatsiooni, aga ma ei tea, ma ei mäleta, kas ma olen õpetanud teile, kuidas neid lepinguid lõpetada ja tühistada, kuidas kirjutada ja kuidas lahti sõlmida ja et kõik need lepingud, mida te olete ja vanded, mida te olete andnud eelmistes eludes ja sinna muidugi noh, just skorpionil on vaja teada seda, sellepärast et skorpion on hästi müstiline olend. Niimoodi, et neid lepinguid on vaja siis sõlmida, et need lepingud või sõlmida, lahti sõlmida. Et muidu on nii, et selles elus kuidagi tunnete, et kogu aeg on mingid takistused, kogu aeg on. Ja siis võib-olla isegi hakkab juba närvi ajama, kui teate, et üks inimene tuleb kogu aeg teie ellu ja te ei saa aru, miks ta tuleb ja te ei taha seda, see ajab teid segadusse ja nii edasi. Siis on vaja need eelmiste elude lepingud tühistada, et nad ei segaks teil selles elus valitud kogemusi ellu viia. Ta ei segaks teil õnnelikult loomast suhteid, elu elamast. Nii et neid on vaja. Talumine kaart näitab tasakaalu. Nii, okidoki, tasakaalu. Nii, et tuleb tasakaalu viia asjad. Nii. Nõnda, vaatame jälle novembrikuu sündinutele. Nii. No näed. Okidoki. Väga ilus. Nii. Aasta algus. Rühite, igaüks on oma arengutasemes erineval tasemel ja seda tuleb arvestada ja teie samamoodi. Üks päev, kõik päevad ei ole õed või vennad, kuidas öeldakse. Et liigutagi oma elus, liiguta järjest paremuse poole, just nagu spiraali mööda, järjest paremuse poole, järjest kõrgemale. Ja te olete oma eluga parasjagu niimoodi ametis, et te ei pruugi näha kõrval teisi, kes liiguvad erinevatel tasemetel. Teid kuidagi tõmbab ja haakute nende inimestega, kes on teiega energeetiliselt ühe taseme peal. Et need, kes on enam-vähem niimoodi, nad ei ole teiega ühe kõrgusel või natukene üleval või all, et nendega kõigiga haakute, aga need, kellega siis on täiesti erinevad vaated ja energiatasemed, et need enam teid üldse ei puudutagi. Nii, siis väga palju peate hakkama jälgima siis inglisõnumeid, ühesõnaga universumi saadetud märke ja teid see isegi huvitab, te teete sellega tööd, on ju, te hakkate, jälgitegi rohkem ja siis hakkategi järjest rohkem vaatama, kui tuleb linnusulekene, on ju, lendab teie juurde, niimoodi lihtsalt lind lendab kuskilt üle, lendab teie juurde, siis järelikult on, võtke see sulekene ülesse, pange omale, ma olen udusulgi küll võtnud ülesse, mis on niimoodi tulnud, et igat sulge, mis ma maast leian, muidugi ma ei hakka üles võtma, aga just kõige enam see, et kui teie juurde liugleb niimoodi, siis see on sõnum inglitelt teile ja võtke see ilusasti üles sellise mõnusast sooja tänutundega ja pange see endal kuskile kas kotti või ma olen ka rahakoti vahele pannud. Ja mingi aeg, kui tunnete, et teil enam seda vaja ei ole, siis muidugi viskate sealt ära. Aga ja igal asjal saab ju oma aeg täis mingi teatud ajal. Või siis hakata nägema numbreid, kellaaegasid, ühtesid, samasid. Kui näiteks ma väga palju mingi aeg nägin, ma tegelesin õmblemisega, ühesõnaga kõikide muude asjadega tegelesin, aga enam ei tahtnud tegeleda selle esoteerika asjaga üldse. Ja kogu aeg ma nägin kellaaega oma sünnikella või sünnikuupäeva nägin kellaajana.
22.06 kogu aeg tuli ette. Ja siis ma juba mõtlesin, et huvitav, mis see kellaaeg mulle öelda tahab. Ja siis ma hakkasin otsima. Ja siis ma leidsin selle veel, see oli juba aastaid tagasi Latene lehe pealt. Leidsin need numbrid, mis teile tahavad siis märku anda, kellaajad. Ja siis seal oli selline seletus, et kui te näete oma sünnikuupäeva kellaajana pidevalt, siis see juhatab teid, et te peate oma enda elu ülesande peale keskenduma ja täitma oma seda missiooni, mitte kalduma teest kõrvale. See näitabki, et te olete teest liiga kõrvale kaldunud ja te peate oma õige raja peale tagasi pöörduma. Ja kui oskate seda märki jälgida ja vaadata ja otsida, siis te teetegi sellest oma järelduse, mitte ei punnita vastupidiselt, sellepärast et elul on kombeks anda märke ja kui sa ei oska neid lugeda, siis elu annab teile jalaga perse nii-öelda. See ei ole laste saade. Aga lapsed teavad neid sõnu küll. Nii et võimalik, et teil tekib rohkem selline huvi ka esoteerika vastu. Siis edasi siin kevade ja kevad-suve poole on sellist kergust, sellist muretut olekut, võib-olla rohkem, liikumist rohkem, aga kuna see kaart mul on siin tantsukaart, et saate oma väge, eriti naised on ju, aga samas mehed ka, et kui midagi on läbi tantsu oma väge, siis jamad maha ja väge taastada. Aga sellel on selline asi, et isegi kui te näiteks olete üksinda kodus, panete natuke muusika peale, on stress, võtke kätte lihtsalt, võtke see üks ainuke laul, see 3 minutit, reeglina on need meloodiad 3 minutit. Pange omal mingi selline tša-tša-tša või mingi selline, mulle meeldib hullult panna mingisugune selline trummimuusika peale, et see vibratsioon, see kõik selle jura meie ümbert lööb lahti ja kui sellist energeetilist või sellist hästi energilist tantsimist teha, natukene see üks ainukene laul kas või see juba aitab teil ja see lööb teie energia niimoodi käima, et need igasugused, kas mingisugune kurbus või depressioon või mingis igasugused need sellised madala sagedusega tunded, need tunded saab hästi kiiresti ära lahustada. Kasutage seda nippi, see on nii hea nipp, see ei võta palju aega. Ja kes mõtleb ka, et issand kümme, kuida ma panen üksinda kodus olles muusika peale, kuida ma tantsin. Kelle asi siin üksinda olete? Tantsige, tehke kukerpalli, mida iganes on ju. Kellele meeldib käigu kõndimas, et jah, see põhimõtteliselt on see muusika rütm, et ma isegi ütleks seda rütmi. Sest mul tekib vahepeal tunne, siis ma võtan oma samaani trummi välja, mul on 2 tükki neid. Üks on siin. ja siis ma lihtsalt vahepeal tahan seda trummimuusikat, sest see tekitab selle südame rütmimuusika, see tekitab sellise hästi tugeva sellise sideme ja turvatunde oma selle põlvkondadega näiteks või siis iseenda kontakt selle maaga, ühesõnaga väga selline rahustav ja hea. Niimoodi, mis siis veel? Nii et veel see ajaliselt nüüd kuidagi läheb selle ajaga kokku natukene, mis oli see, kui peavad meesliini mingite vanade jamade vabastamisega veel, mis on hinges hoitud need kurbused ja asjad, siis siin näitabki lahti laskmist ja näitab, et oma nende külmutatud tunnete, kui teil on mingisugused tunded, mis te olete hinges oma, niimoodi hingelised tunded olete nii-öelda surunud alla või nii-öelda ära külmutanud, eks ju, siis näitab, et see on nüüd see aeg, kus te oma külmutatud tunded sulatate ülesse. Need hakkavad sulama ja te suudate ka, et te suudate lahti lasta, hästi suudate lahti lasta kõik haiged saamised, kõik pettumused, kõik sellised pigem ütleks jah, sellised hingehaavad. Suudate ilusasti teha lahti need lasta. Ja siis on ka niimoodi, et kui te nüüd see lahti laskmine toimub teil väga ilusti õnneks, siis näitab, et on võimalik, et
kas teie ellu tuleb see õige armastus aasta lõpuks siin või siis saate oma, muidugi ma vaatan siin neid kaarte ka, või siis on niimoodi, et olemasolevas suhtes võite saada oma need suhteasjad hoopis uuele, hoopis teisele tasemele. Nii, jah, ja aasta lõpp siin väga edukas teie jaoks. Nii. Nõnda. Et aasta lõpuga võite väga hästi rahul olla, sellepärast, et teil on juba siht selles uues aastas. Seal on, paistab, et on ootamas, seal on ootamas midagi väga ilusat ja edukat. Praegust ei hakka seda piiluma, kuigi saab ju vaadata, juba oma nina toppida 2027. aastasse. Nii, hüppas välja. Nõnda. Ossa poiss, okei. Keegi pildus meil kaarte, kukkusid ise. Nii, ohohoo, niimoodi. Teate, ma võtan need, mis õiget pidi kukkusid ja need, mis jäid tagurpidi, need ma jätan ära. Ma tõmban uued kaardid, sest need olid liiga sarnased nendele, mis eilsetele, või tähendab november, oktoobrikuus sündinutele tulid eile samasugused kaardid. Noh, kuna tähtkuju on, jaguneb ju mõlemasse kuusse, näiteks Skorpion, siis alati teie, kes te olete ja mingid teatud tähtkujus, siis te võite ka mõlemad kuud prognoosi lugeda. Nii, novembrikuus sündinutele. Opadi. Nii. Naks. Nii palju kaarte. Teeme pime mängu. Võtame siis nendest pakist, mis tahtis tulla. See hüppas. Mulle väga meeldib üks ennustaja, üks kutt, kes on tätoveeritud kutt, paneb tarokaarte. Mulle õudselt meeldib, ma isegi olen aeg-ajalt vaadanud teda, kuulanud, kui mul on aega, sellepärast, et mulle just meeldib see, kuidas ta paneb täiesti lõõrandmega, paneb neid kaarte. Ma saan aru, et aastaid töötanud sellega, aga mega äge, see hääl on äge ja kõik on super äge, et hästi lahe, ta paneb nädala prognoosi ja paneb niimoodi, et hästi lahe. Nii, siit, ei tahtnudki rohkem siit hüpata, võtame siis jälle. Nii, hea küll. No näed, 2 siiski tuli samast muinasjutust. Tegelikult ütleks niimoodi, et teil novembrikuus sündinutel tuleb päris äge aasta. Nii, naks. Näed, ikka tuleb see, mis tulema peab, on ju. Nii, aga ma tõmban, kuna need on siin väga varjudega tegelemine, siis tõmbame siia lahendusega peale. Väga hea. Et ikka, mis tahtis enne hüpata, selle oleks pidanud kohe võtma. Niimoodi. Nii, nüüd tuli neid siin küll rohkem, aga ju siis vaja oli. Nii, aasta algus, väga hea, mõtted paigas, kõik ilusasti liigute oma selles mingis suunas, mis te siis olete saanud selle teadmise taipamise, et need uued algused, mis on ühesõnaga avastate ja te hakkate suhteliselt ruttu ka kõikide need asjadega tööle, et omaenda, ütleks ka niimoodi, et omaenda peegelpilt, et mida te tahate sealt näha, et seda te siis tehke siis neid asju, mida te soovite, et teie elus ka on. Ja peegelinimesed, kui ka nii võtta, et kui 2 korda tuleb üks tuleb selline peegelduse kaart, siin tõesti on peegelpildi peal ja sa näed ennast ja kogu oma siis seda universumit. Oma kõik mõttemaailm, kõik sellised asjad, et paistab niimoodi, et te isegi jääte endaga rahule, te hakkate rohkem endale meeldima. Te leiategi niimoodi, et see on äge, on ju, see on äge, mis ma teen. Mulle meeldib see, mis ma teen. Mulle meeldib see, kes minust on saanud. Mulle meeldib see, kes
see visioon, kujutuspilt, kelleks ma näiteks veel tahan kujuneda, et te jääte endaga rohkem rahule. Ja siis tunnete suhtes on küll niimoodi, et te olete sellisel ära ootaval seisukohal, et tunded kõik ilusasti on olemas, mõned tunded isegi voolavad nii-öelda üle teie enda hingemaastiku kallast, eks ju. Ja teil on siis võimalus kas nende tunnetega kaasa minna, võttagi see väljakutse vastu ja mitte enam passiivsed olla, vaid aktiivsemaks muutuda ja teete selle sammu ära. Nii, osadel skorpionikestel tuleb titeteateid. Ükskõik, kas see tuleb siis peresse, tuleb titeteade või siis te õed-vennad, kes ühesõnaga teie lähedastel kusagilt tuleb titeteade ühesõnaga. Ja see ma isegi ütleks, et see ei ole üldse ei halb ega hea, pigem ütleks see, et te tunnete sellest rõõmu. Alumise rea ka veel panen, siis on näha, kas see tuleb isiklikult või tuleb teie tutvusringiga. Igal juhul ta puudutab teid. Niimoodi, et kellel on õed-vennad ja kellel endal ei tule parasjagu seda pere juurtekasvu teemat, siis on, või kes on kaua oodanud, on ju, siis lõpuks on nii-öelda universum kuulda võtnud saab, või siis on niimoodi, et teie õed-vennad kellegi perre siis sünnib või teie parima sõbra või sõbranna perre sünnib laps. Nii et selline lugu. Nõnda. Siis suve keskel on palju ideid, hästi palju ideid. Liigutagi kindlalt, kuigi siin oli ka see aeg, kus oli sutsukene vaja enda jaoks võtta selline natuke aeg maha ja puhkust, siis ega te ei lase sellel puhkusel eriti olla. Natuke siin suve lõpupoole siiski lasete ka, et hakkate, et teil tuleb võimalusi, hästi palju tuleb teil võimalusi. Ja te võtate need võimalused ja kasutate need ära, nii et te liigute oma nii-öelda helge tuleviku suunas kindlameelselt ja teil tuleb kogu aeg selliseid häid ideid ja häid võimalusi. Nii, siis mis ma siin vaatan kuskilgi augusti poole, august on, siis juba võtate natuke rahulikumalt, siis on see natuke puhkamist, natuke unistamist, hakkate tegema oma plaane. Võimalik, et väga paljud teist hakkavad tegema reisiplaane. Praegust veel nendest kaartidest reisi küll ei näita siin välja, aga igal juhul hakkate unistama tegema reisiplaane. Võimalik, et osa teist hakkavad mõtlema ka selle peale, et kui endale kodu hakata rajama, otsima, et kus kohta ja see on siis niimoodi, et teie siis ei mõtle ainult nii-öelda Eesti mastaabis, vaid te võite ka hakata kaalutlema, kus kohas üleüldse, kuhu kohta te tahate elama minna maailma mastaabis, et sellised suured mõtted ja visioonid on. Ja kas või sellised asjad, et kas ma tahaksin linnas elada, kas ma tahaksin maal elada, kas ma tahaksin sellises soojemas piirkonnas elada, kas ma tahaksin külmamas, ühesõnaga erinevaid neid unistusi hakata jätama. Nii, sügise poole, mis meil siis tuleb, et te peate käima oma seda rada, mis teil on saatusest määratud. See hakkab kuidagi teil järjest rohkem üles tõmbama, need mõtted. Ja siin võib igasuguseid erinevaid mõtteid läbi käia. Samas on ka niimoodi, et selline maskide langemise aeg, isegi kas ta on langemise, pea on pulki täis mingi aeg. Nii et neid ideid, mis teil on siin aasta alguses tekkinud, siin aasta lõpuks ütleks niimoodi, et tuleb veel ja veel. Nii et kui te arvasite, et te juba teate, mida te täpselt tahate, siis siin võib tulla teil veel ideid juurde.
aga te tunnete ära, mis on teie jaoks õiged ideed, mis ei ole, mida te tahate, mida te ei taha. Ja ei ole vaja tahta olla kellegi moodi, see on siin näha teie puhul, et ei ole vaja tahta olla kellegi moodi, kellegi nägu, vaid olge iseenda nägu. Sellepärast, et me kõik oleme ainulaadsed, unikaalsed ja teil siis ütleks niimoodi, et see kuidagi jah, tahtmine olla keegi, et see osa, kui te sellest osast loobute ja hakkate ennast väärtustama sellisena, nagu te olete ja oletegi sellised rõõmsad selle üle, et oh jess, ma olengi teistsugune, ma olengi äge, et see teebki minust erilise, siis oma annete ja oma nende kõikide oma heade ja halbade külgedega, siis näitab, et see jah, mingid teatud vanad asjad te jätategi selle aasta lõpus siis nii-öelda vanasse aastasse maha, onju. Ja teil see, mis teid ees ootab 2027. aastal, tuleb järjekordselt tuleb väga edukas ja hea aasta. See on mega. Täitsa ennastki juba hakkab huvitama, et mis see siis on. Selle aasta nende tegevustega seoses te loote midagi väga ilusat, enda jaoks väga ilusat ja suurt. Vaimses plaanis võtta siis on niimoodi, et selline tohutu kergendus, tohutu valgustatus, selline äratundmine, kus ma tahan olla need inimesed, kes on mu ümber kõik, et need on õiged inimesed, on ju. Siis see energeetiline tase tõusebki hästi palju. Kui nüüd need, kes ei ole sellised esoteerikaga nii väga seotud, et siis teile näitab siiski ka siin hästi palju sellist, ikka ütleks niimoodi valgustatust. Et teil avanevad võimalused hoopis teistsuguse helgema elu peale, mida te siiamaani ei ole osanud oma mõttega välja mõelda üldse. Ja kõik see, mis te arvasite ennast olevat, siis see kõik võib kaduda, teil tuleb hoopis midagi ägedat ja uut. Hästi lahe. Nii, vaatame nüüd järgmised. Niimoodi. Paneme igapäevaseid kaarte ka. Ja. Juba oskan panna kõnesid kinni. Inimene õpib. Niimoodi. Novembrikuus sündinutele. Aasta 2026. Nii, väga armas. Tavaelu peale ka kaart. Väga lahe. Vaatame kohe. Nii. Alumine kaart, märksõna. Teie intuitsioon tõuseb sellel aastal kordades. Olete teie tundlikkus kõik see intuitsioon, et usaldage oma sisetunnet rohkem. Nii. Siis aasta alguse poole siin. Sõbrad teie elus siin, sõpruskonnaga näitab küll niimoodi, et sõbrad, kelle peale te saate loota, keda saate usaldada, ühesõnaga hästi sellised toetavad sõbrad, siis koduga seotud näitab siin aasta esimesel poolel, tekib võimalus, mingi täiesti ootamatu võimalus, kas siis koduga seoses midagi muuta või kodu üleüldse muuta, uue kodu jaoks võib tekkida, see on siis kuni veebruar, märts, aprillikuud ka juba siin veebruar, märts, aprill, jah. Et selliseid muudatusi võib tulla seoses koduga ja need muudatused on positiivsed. Siis võib teil tulla siin kevad, suve paiku ka uus tööpakkumine üleüldsegi. See tuleb ka ootamatult niimoodi. Et siis paistab, et
no ühesõnaga kõik need pakkumised, mis tulevad, näitab seda, et te võite need julgelt vastu võtta, aga kaalutage oma südame järgi läbi, et vaadake, et kuidas teil tunne tekib ja siis teete oma otsused, aga jah, selline väga muudatustega seotud aasta ja positiivne ja kellel on juba oma kodu olemas, et siis te võite lihtsalt hakata tegema kodus kas siis mingit juurdeehitust, mingit remonti, mingit uuendust tooma, noh näiteks kellel on kõik korv, mõtleb, et tead, mulle see diivan ei meeldi, ma tahaks hoopis sellist diivanit, noh, ta on lihtsalt sellise näite, et hakata jah, selliseid positiivseid muutusi tegema seoses koduga. Nõnda, et siis suveks on võimalik, et tuleb see uus tööpakkumine. Vallalistele näitab armastuse tulekut, partneri tulekut ellu. Siis ebakindluse tundest kasvab kindluse tunne. Sügise poole tuleb siin hästi palju selliseid mõnusaid kohtumisi, mõnusaid koosviibimisi, võib-olla, no kui on juba, kellele tuleb siis uus partner, eks ju, et uus austaja siin, et siis nendele näitab jah sellist, võib-olla natukene on algul, kui see uus seltskond tuleb, sa lähed uude, no uued need partneri sõbrad, tutvusringkond on ju pereringkond, et kui sa sinna lähed, siis esimest korda võib-olla võid algul tunda ennast natuke ebakindlalt, aga see muutub väga ruttu ilusti selliseks mõnusakski kindluse tundeks, et hästi palju liikumist, hästi palju kohtumisi, hästi palju selliseid ilusat, mõnusat aja veetmist ja aasta lõppu tuleb siis see 4-leheni ristikein, mis näitab õnne sümbol, nii et pikka õnnelikku elu. Siis aasta lõpuks olete väga rahul siin oma selle aastaga, kõige oma nende tegemiste toimetustega, mis teil siin on, et tunnete ennast hästi. Ja kuna see, ma natuke piilunuude aastasse. Sai ära piilutud, kogu aeg tuleb see, et midagi ilusat, midagi uut, midagi suurt, et midagi sellist ilusat. Siis selle piilumisega ikkagi vaatasin ära sellist asja, et need unistused, mis teil on olnud elu jooksul, mis te olete juba unistanud, ja isegi võimalik, et ammu ära unustanud, siis nüüd hakkavad teie unistused täituma. Nii et 2027 hakkavad teie unistused täituma. Vot nii. Nii et novembrikuu sündinud inimestele sai nüüd ära vaadatud ja nüüd on jäänud ainult meil detsembrikuu ja siis ma vaatan, täna ma ei jõua seda teha, aga äkki ma jõuan selle teha homme. Nii et minu tütrekene, kes ütles, ai, jumal, mina olen viimane, jälle ma olen viimane, siis ma ütleks, et noh, nüüd saab see aeg ka kätte, kus sa ka oma ennustuse kätte saad. Nii, aga ilusat tegusat aastat teile ja kõike head ja et te teaksite, mis teie südamesoovid ja unistused on, tehke enda selgeks ja siis, et teie südamesoovikesed täituksid. Nii et kõike ilusat ja näeme järgmises kaardiladumises. Ja siis mis veel, et pange mulle siia alla kirja, kui te, noh, kuidas te sooviksite, et mul nüüd saavad need aastaprognoosid ära, eks ju, mul on siin teemasid ka, millega ma hakkan edasi minema, aga mida te sooviksite kuulda, mida ma teile saaksin rääkida, et mis teemal ma saaksin saadet teha, et täiesti vabalt kirjutage, andke teada. Ja kui ei taha sinna avalikult panna, kes ei taha siia YouTube'i kanalile panna, võite saata Messengeris Maila Paalmäe, võite saata oma selle soovikesed, mis teemal kirjutada või kui tekib tõesti mingisuguseid lahendamist vajavaid asju ja te tunnete, et mina olen see, kes võiks teile suuna kätte näidata, siis jah, võite mulle vabalt kirjutada Messengeri ja ühendust võtta. Et siis vaatame, mida me saame teha, mida on teile kõige rohkem vajalik teada ja millega tegeleda. Vot nii, aitäh teile kuulamast!